Eesti välisminister Eva-Maria Liimets vajab abi mõtlemisoskuste ja otsustavase osas. Ülemaailmse ettevõtete ja riikide valitsuste jaoks pole midagi olulisemat kui maine. Kui maine on kahjustatud, pole võimalik ühtegi riiki ega asutust enam tõsiselt võtta. Mainet kaitstakse ja kui mainet rikutakse, kompetentsed juhid kiirelt ja nähtavatult parandavad ja taastavad mainet. Kui Eesti suursaadik Kasahstani märatses Varssavi lennujaamas ja eemaldati lennureisilt, vajas see juhtum välisministeeriumi poolt otsustavat käitumist. Õige oleks suursaadik Tallinnasse korrale kutsuda ja otsekoheselt vallandada. Igas tõsiselt võetavas firmas oleks sellise juhtumisel juhtivtööline vallandatud. Välisministeerium seda ei teinud ja sellega annab mõista, et Eesti valitsuse liikmed pole tavainimestega võrdsed. Eliidile pole mitte ainult rohkem antud, vaid eliidile on ka rohkem lubatud. Täna tahan teile rääkida võrdsusest, mitte palgavõrdsusest ega soovõrdsusest, nagu olen varem rääkinud, vaid võrdsest kohtlemisest. Meie kõik näeme, kuidas eliidile pole peaaegu midagi keelatud. Riigikogus pesitsevad edasi suured sulid, vargad, petturid ja kelmid. Kes pole veel raha omastanud või kodumasinaid koju vedanud, leiavad võimalust hüvitistega ja komandeeringutega endale võtta seda, mis nad pole välja teeninud. Kõik eliidi moraali miinused, väärikuse vead ja kompetentsi kitsikused pole meile iialgi teada, sest nemad varjavad üksteise vigu publiku ees. Minu suurem mure on valju häälega valesti informeeritud ja arvamuste laiali levitamine. Mina olen ennast üleval pidanud targutamisega. Mitte ainult üliõpilaste ees, aga ka konsultandina suurfirmadele ja riikide asutustele. Selline kutse ei luba mõelda, et igaühe arvamus on võrdne. Igaühe arvamus pole võrdne. Arvamused kaaluvad rohkem nendel, kellel on faktid, teadmised ja oskused. Seepärast lubame andekamaid juhtivate kohtadele, sest ajapikka oleme aru saanud, et teadjate ja oskajate otsused on kõikide heaks paremad kui võhikute otsused. Sellepärast ei võta meie tõsiselt interneti, YouTube'i ja massimeedia targad. Kui ise hakanud targad pole asjasse sügavalt süvenenud, siis nende arvamus Estonia hukkumisest, COVID-19 nakatamisest, homoöpaatiast, Tallinna liikluspiirangutest, sotsiaal- ja majanduspoliitikast, toitumisest, sensitiividest, metsaraiest ega välispoliitikast pole enamusele olulised. Kui me ei pea esmatähtsaks arukaid ja asjatundlikke arvamusi, on meil oht ühiskonnale kahju teha. Ja kui kultuuriminister targutab teadmatult viiruse levikust, see on rahvale ainult kahjuks. Tuntud visionaar, astronoom, planetaarteadlane, kosmoloog, astrofüüsik, astrobioloog, autor ja teadussuhtleja Carl Sagan oma viimases 1995. aasta välja antud raamatus Teemonite kummitatud maailm, teadus kui küünal pimedas, hoiatas just sellest ohust, milles inimkond enam ei suuda asjatundjaid teadlikult küsitleda. Kristalle haaratas ja närviliselt horoskoope uurides suutmata eristada head ja tõelist, libistame peaaegu märkamata tagasi ebausku ja pimedusse. Kokkuvõttes, inimeste arvamused pole võrdsed ja ei tohi olla võrdsed või tõesti kaotame või vähemalt kahjustame inimkonna arengut. Kahjuks on Eesti Riigikogu ja valitsus täis isehakanud eksperte. Akadeemia Nordi parteikool pole andnud kellegile aluse tähtsate otsuste langetamiseks. Toompea targad proovivad lahkarvamusi lahendada grupi otsustega,
aga kogemused on näidanud, et grupi otsused on peaaegu alati kehvemad kui üksikute teadlaste otsused. Kui teil on selle teema vastu huvi, olen mõned aastad tagasi teinud YouTube video, mis võrdleb grupi ja individuaalide jõudlust. Kui grupis on mõned andekad ja mõistlikud liikmed, siis grupi otsused võivad erakorralistel momentidel jõuda andekamate otsuste hulka. Aga kui pole ühtegi andekad ega mõistlikku inimest grupis, siis isegi koos arutamine ja koos otsustamine ei päästa gruppi kehvast otsusest. Teie, kes mäletate Nõukogude Liidu korda, peaks ju oma kogemustest seda teadma. Mina käisin Eestis esimest korda sügaval Brežnevi ajal, kui poodides polnud ei saia, ei leiba, ei vorsti. Üks poemüüja havastas meie peale, kui kuulis, et tahame minna ema talule piknikut pidama ja leidis meile 1 pätsi leiba ja 1 kilo konservi. Aga teie teate paremini, mis juhtus riigile, kus valitsus oli poole toobiseid täis, kes võtsid tõsiselt Marxi ja Lenini idiootsest ideoloogiat. Pole paremat loota tänapäeval, kui valitsuses on ametnikke, kes võtavad tõsiselt igat vandenõuteooriat, millel pole teaduslikku alust. Nõukogude Liit varises kokku, sest sulekaalulised intellektuaalid, kes uskusid oma marksistlikku, leninlikku paska, värbasid uusi ja nooremaid partei liikmeid, kes seda sama paska pidid uskuma. Lõpuks polnud aparatsikute seas enam kompetentseid. Meie Kallased, meie Savisaared, meie Nestorid, meie Ansipid, meie Anveltid, meie Helmed ja nii edasi on selle traditsiooni pärijad ja õppisid kasutama idiootset teooriat, nagu joodik kasutab lambiposti, pigem toeks kui valgustuseks, arusaamiseks ja teadmiseks. Nüüd on aeg rõhutada, et mina pole nõdrameelsete vastu üldsegi. Eesti peab olema vabariik igas mõttes ja kui keegi tahab olla idioot ja rääkida idiootsust, mina neid ei süüdista ega keela. Igaüks võib olla idioot, kui ta seda tahab. Ülejäänud inimeste sundimine elama idiootliku võimu all on juba teine lugu. Arulagedatel on sama õigus elada õnnelikult ja vabana nagu minul. Neid võib isegi Riigikokku valida ja valitsuses istuda. Aga sel momendil, kui nende rumalus piirab minu tervist, minu heaolu ja minu õigust elada õnnelikult, tervelt ja vabalt, siis on vaja idiootsust piirata. Kahjuks, nagu ma olen ennegi rõhutanud, Toompea topakatest pole tõesti võimalik lahti saada. Ja see ongi tänane teema. Totratest Toompea pole võimalik lahti saada, sest nad andsid endale vähemalt 1 tähtsa privileegi, mida tavarahval pole. Eliit järgib kommunistide traditsiooni, mis garanteerib, et ainult võimueliit nimetab riigiametnikke. Eliit nimetab kandidaate Riigikokku. Riigikogust nimetatakse kandidaate valitsusse ja sama eliit nimetab presidenti. Teoreetiliselt lihtrahval on lubatud maitsta kandidaatide nimetamise privileegi, aga praktiliselt seda privileegi pole. Eliitide poliitiline haare pole tundmatu, teadmata ega jäänud varem kasutamata. Meil kõigil on võrdne õigus elada ja otsustada oma saatuse üle. Meil on võrdne õigus valida oma seltskonda ja võrdne õigus valida neid, kes meie üle valitsevad ja otsused teevad. Igalühel on õigus mõjutada olulisi tegureid oma elus. Ma loodaks, et need, keda valime, meie eest otsustama on ka väärikad, teadlikud ja oskajad, aga nagu enesetapp, inimestel kui ka ühiskonnal peaks olema õigus otsustada, millal ja kuidas nad hävivad. Seega kõigil peaks olema võrdne õigus valida juhte, kes suunavad meid kas arengu või hukkamise teele. Kahjuks Eesti demokraatia rakendus ei anna meile sellist võrdset õigust.
Üks selge näide on presidendi määramine. Mitte ühelgi tavainimesel pole antud õigust presidendikandidaate esitada. Presidendikandidaatide ülesseadmine vajab vähemalt 20% Riigikogu liikmetest. Seega, kui kodaniku eelised ei kattu Riigikogu poolt valitud kandidaatidega, pole kunagi võimalik kodanikul saada presidenti, kes kodanikke esindab. President alati esindab vaid neid, kes teda ametisse tõstsid. Teie seas võib olla neid, kes vaidlevad, et Riigikogu saadikud on rahva poolt valitud ja seepärast saadikud esindavad rahva huve. Seega president oleks nagu rahva poolt valitud. Kahjuks süsteem pole selliselt tööle pandud. Päriselt rahvas ei vali ju Riigikogu saadikuid ka. Parteijuhid otsustavad, milliste saadikute kandidaatide vahel meil lubatakse valida. Saadiku kandidaadiks saamine juba sõltub sellest, kuidas potentsiaalsed kandidaadid oskavad ennast parteijuhtidele ennast meeldivaks teha. Kas raha annetustega, populaarsusega, hääletajate korjamisega ja nii edasi. Selle süsteemiga asjatundmatud üritavad valitsuses võhiklikke põlistada, välistades kõik teised. Eliit takistab avalikkusel valida eksperte, kellel on tõepoolest ühiskonnaga sidemed, kes teavad, mida avalikkus vajab. Eliitide valimishääl on tavarahva häälest tähtsam ja pole võrdne, sest eliit koostab valimisnimekirjad. Eesti poliitiline eliit on üle läinud oma eliidi staatusest kuni eliidi staatuse säilitamisene, takistades teiste valitsemist. Eesti valimissüsteem tuletab mulle meelde kurikuulsa kriminaalpoliitiku America Boss Tweedy sõnad. I don't care who does the electing as long as I do the nominating. Või mul on ükskõik, keda lubatakse valima, nii kaua kui mina nimetan kandidaadid. Muuseas, Boss Tweed, nagu Eesti võimueliit, oskas kasu endale lõigata igal võimalusel. Tema oli oma mõju kõrgpunktis New Yorgis suuruselt 3. maaomanik, Eeria raudtee direktor, New Yorgi riigipanga direktor, New Yorgi trükikoja direktor, hotelli Metropolitani omanik, märkimisväärne aktsionäär rauakaevandustes ja gaasiettevõtetes, Harlem Gas Light Company juhatuse liige, Third Avenue Railway Company juhatuse liige, Brooklyn Bridge Company juhatuse liige ja Guardian Savings Panga president. Tweed mõisteti süüdi korruptsiooni ja varguse eest, mida hinnanguid ületasid $200 miljonit ja see 19. sajandi keskel. Eestlastele eeskujuks Boss Tweed suri vanglas. Aga Boss Tweedi näide valgustab Eesti valimissüsteemi nõrkusi. Rahvas ei saa esitada kandidaate oma seast. Elujõulised kandidaadid ilmuvad ainult parteidest, sest kõrge kautsjon kõrvaldab üksikkandidaate ja kandidaadid vajavad parteid, et kautsjoni maksta. Kõrged valimiskampaania meediakulud kõrvaldavad veel üksikkandidaate, sest ainult partei rahastus jõuab reklaamida vähem tuntuid kandidaate. Ja 3. Tasuta meediakajastus on sihitud parteidele ja mitte üksikkandidaatidele. Need 3 tegurid garanteerivad, et kandidaadid määratakse eelnevalt väga eliitgrupist. Selles grupis on ainult need, kellel on toetus, sõprus ja ühtsed finantshuvid, ühesõnaga eliit. Kandidaadid ei esinda rahvast tervikuna, vaid väikest lähisugulusristatud eliiti. Asjatundmatud ametnikud üritavad valitsuses võhiklikke põlistada, välistades kõik teised. Sellega tänapäeva Toompea tatikad takistavad avalikkusel valida neid, kellel on tõepoolest ühiskonnaga sidemed ja kes teavad, mida avalikkus vajab. Kui meie tahame läheneda demokraatia printsiipidele, peaksime selleks kaaluma erinevaid teed. Esiteks peame kindlustama, et rahva esindajad on moraalselt sobilikud.
Minimaalselt peaksime äratama Kaja Kallase eetikakoodeksi mõtte ja kõrvaldama neid, kelle taust on küsitav. Kuritegelikult karistatud on liiga suur nõue. Peame kõrvaldama kõik, kelle taust peegeldab halvasti Eestit ja valitsuse mainet. Me peame ka vähendama sõltumatu valimiskandidaatide rahalist koormust. Peaksime piirama kulutusi igale kandidaadile ja võrdsustama kulutusi, eriti üksikkandidaatide ja parteikandidaatide vahel. Samuti on vaja keelata erakonna juhtkonnale õigus määrata kandidaatide valimisjärjestus. Valimisjärjestuse nimekiri garanteerib, et praegune rikutud seltskond põlistakse järgmiste põlvkondadeni.